ei taha olla vaimsuse tarbija. Ma ei taha klikkida valgust, neelata tarkust, koguda ärkamisi nagu märke passis. See ei ole minu tee. See, mida te jagate, on teie läbi käidud tee. Teie kogemus, teie valu, teie taipamine ja ma austan seda, aga see ei ole minu vaimsus, sest vaimsus ei ole info. Ta ei ole sisu, ta ei ole õpetus, mis liigub inimeselt inimesele nagu kaup. Vaimsus sünnib seal, kus inimene seisab üksinda oma elu ees. Kui ma ainult tarbin, siis ma ei kasva. Ma asendan oma kogemuse teie omaga ja see tundub teadlik, aga see on laisk. Ma ei taha teiste vilju, ma tahan oma puu maitset, isegi kui see on toores, isegi kui see on mõru. Sest ainult see, mis kasvab minus sees, muudab mind holistiliselt, on see selge. Kui sa võtad liiga vara, siis juured ei süvene. Kui sa õpetad enne, kui inimene on küps, siis sa võtad talt tema tee ja see ei ole abi, see on sekkumine. Eetiliselt on siin piir. Sa ei jaga valgust, kui teine ei küsi. Sa ei ava silmi, kui hing pole valmis. Moraalselt on siin vastutus. Kas sa õpetad, et loisti teenida elu või õpetad, et leevendada oma hirmu olla tüüine, sest targutamine on sageli kaitseviis. Mitte olla omaenda vaikuses, aga tõeline vaimsus talub vaikust. Ta ei kiirusta, ta ei müü, ta ei sunni, ta lubab inimesel eksida, kukkuda, oodata, kasvada aeglaselt. Ja kui inimene jõuab, siis mitte kellegi sõnade tõttu, vaid selle tõttu, et elu ise õpetas. Ma ei keela teil jagada, ma palun teil austada seda, et minu tee ei ole teie tee. Ja kui ma ei kuula, siis mitte uhkusest, vaid sellest, et ma kuulan midagi sügavamat, oma elu vaikne lõpp. Ma ei ole vaimsuse tarbija.